Tervist! Olen Tartus ja kohtun siin inimesega, kes räägib teile kohe õigest eluviisist, räägib sellest, kuidas tegelikult peaks toituma ja kuidas tervena elama. Räägib elust, kuidas siis maal peaks elu toimuma ja ta siis viljeleb sellist maalähedast elu. Ja mul on külas Evelin Ainla. Tervist, Evelin! Ma kohtusin sinuga sellepärast siin, et inimesed vajavad tegelikult teavet selle kohta, kuidas saaks elada niimoodi, et toituda õigesti ja siis läbi toidu olla terved. Ja kuna neid inimesi palju pole, kes tegelikult teavad, et see kogu tervis ei peitu mitte ainult taimses toidus, kui hulka käib ka riis ja sai ja makaronid, vaid peitub nagu valitud taimses toidus ja just nagu toores toidus. Aga räägi palun siis, kuidas sinuni jõudis teave, et oleks vaja nagu muuta toitumist, kas sa kunagi sõid liha, kala ja piima ka? Mul on kõigepealt väga hea meel nendest teemadest rääkida selles mõttes, et ma olen väga entusiastlik, et inimese elu on võimalik muuta. Ma olen oma elu väga palju muutnud. Ma olen täiesti teine inimene tegelikult. Et täiesti õige, ma sõin kunagi liha, ma sõin kunagi kala, ma sõin kunagi piima. Ma kasvasin tegelikult üldse üles sea, rasva ja kartulite peal, nõukogude taust nagu selles mõttes. Ja ma olin tugevalt ülekaaluline, mul oli päris palju tegelikult probleeme. Ma ei tundnud ennast tegelikult meeldivalt, isegi kuni selleni välja, et võib-olla ma tundsin ennast pisut depressiivselt, ma peaks ütlema. Aga nüüd on absoluutselt vastupidi, kõik on täiesti vastupidi. Et ma hakkasin tegema väikesi muudatusi kuskil 14-15 aastat tagasi, mida ma iganes tegin, keha kohe reageeris selle peale. See on üks selline asi, mis ma ütlen ka oma sõpradele ja klientidele ja järeltulijatele nii-öelda, et kui sa muudad ka natukene midagi oma toitumises või oma liikumises või mõtteviisis, kohe keha reageerib selle peale, ta on kohe tänulik selle eest. Ja kõik läks niimoodi järk-järgult kuni lõpuks toortoiduni välja. Ja see aeg oli siis ammu juba? Tähendab, ma alustasin mingi 14-15 aastat tagasi, aga need sammud olid, kõigepealt ma loobusin lihtsalt rafineeritud toodetest. See oli kõige esimene samm. Ütleme, valge jahu, mingisugused kuumutatud õlid ja rasvad, mis on tegelikult väga probleemsed asjad. Siis valge suhkur ja nii edasi. Siis mingi hetk ma loobusin valgest lauasoolast, mis oli hästi suur ime minu keha jaoks. Ma olin siiamaani, mul oli noorel inimesel tegelikult mingi probleem õla sees. Mul täiesti õlg krabises. Ma olin mingi nädal-2 olin ilma soolata. Ma olen siiamaani terve sellest. See on hästi huvitav teema. Ma räägin korra sellest soolast. Paljud ei tea, et valge sool, siis peensool tegelikult on sellise koostisega, et see seisab klaasi. Sinna peab sisse panna see klaasipuru. See klaasipuru tegelikult ei omastu. Ta läheb verre ja ta kriimustab veresooni. Ja sellega nagu kahjustab tegelikult veresoonte seinu. Et see on tegelikult kohutav asi, et kuidas see üldse müüakse. See on absurdne. Siis järgmised asjad, muidugi mingi hetk ma loobusin lihast ka, sest et see lihtsalt ei meeldinud mulle. Kala oli minu jaoks veel hullem nähtus kui liha. Ja kui ma saan aru tegelikult, et mõned spetsialistid ütlevad, et kui keegi soovitab sul kala süüa, siis see inimene elab aastast 1960 võib-olla, kus merevesi oli veel, enam-vähem. Aga tänaseks on see niivõrd suur reostusaste, et samas ma soovitan inimestele vetikaid. Just, aga tegelikult tehti ju katseid isegi Põhja-Jäämere ääres, kus on tegelikult puhtad veed, ütleme niimoodi, nii-öelda puhtad. Mingid Rootsi teadlased hakkasid seal üksikult kemikaale niimoodi välja noppima, neppisid välja mingi 300 kemikaali, mõtlesid, et meil pole mõtet rohkem lihtsalt midagi noppida, sellepärast, et kõik kemikaalid ilmselt on olemas. TTT-d leidsid Põhja-Jäämeres, nad leidsid seda ka Aafrikas, kus ei ole tehaseid isegi mingis sellistes piirkondades, nii et ütleme globaalne veesüsteem. Ja just täpselt globaalne veesüsteem on niivõrd üks ja niivõrd reostatud. Aga paljud ütlevad, et Eesti jääda puhtad, et nad söövad siin ahvenanti särge. Et ma tahaks välja tuua selle vahe, et kas süüa kala või süüa vetikaid. Et vetikad tegelikult, nad on ju ka reostatud vees, aga neil on see omadus, et kui sa sööd nad sisse, siis nad tõmbavad veel sinu kehast reostust juurde ja lähevad koos selle reostusega välja. Nad on tegelikult väga puhastavad. Jah, palju taim on niimoodi. Just. Aga minu enda juurde tagasi tulles, et loobusin lihast, loobusin kalast, ma piima ja muna mingi hetk veel tarbisin, need ka enam ei sobinud mulle, kusjuures muna on niivõrd raskesti seeditav toit tegelikult. Kusjuures ma kuulasin hiljuti ühte
kes rääkis Ameerikast üks toortoitlane, kes rääkis diabeedist ja ta ütles niimoodi, et muna tegelikult väga oluliselt soodustab diabeeti, eriti munavalge, mis inimese keha jaoks on sisuliselt lõhustamata materjal. Ja hästi hea fakt on see, et keegi ütles, et vaata mine Veneetsiasse, et millest Veneetsia koosneb, et seal niiskes temperatuuris 900 aastat on Veneetsia püsinud püsti lubjast ja munast tegelikult ehitati vanad need majad. Munast. Ja lubjast ja munast, saad aru, on ju. Pandi muna hulka? Just. Ja et kui sa tahad 900 aastat olla kokku liimitud, et siis võib-olla sulle sobib muna, et tegelikult see teeb sama asja meie arteritega, et nagu täielik hull liim. Et ma ise tegelikult keha tundis, et mul ei sobi need asjad enam. No ja siis ma olin taimetoitlane mingi aeg ja siis ma lugesin ühte raamatut, kus oli paar lauset oli toortoidu kohta öeldud ja minul oli lamp põlema, et see on järgmine samm, ma pean selle võtma, see on huvitav. Ma ei ole kahetsenud ta siiamaani, mingi 5,5 aastat. Tega huvitav on see, et ka minul oli see, kui ma kuulsin Sille Poola loengut, Sille, suur tänu sulle, et sa rääkima hakkasid ja kuulsin sellest toortoitumisest ja saan aru, et kui mõttetu on see söögi keetmine. See muutub söögiks, see muutub elutuks, sa kaotab ära kõik vitamiinid ja fermendid. Siis ma mõtlesin, et kui teades seda, süües edasi neid seda geenit sööki, peaks olema ikka tegelikult arutu inimene. Kui sa kõike tead, siis ei saa lihtsalt teised enam olla. Kusjuures sinna tuleb veel see majanduslik kahju, on ju. Kui meeletu raha selle asja kõik üles kasvatamine ja see, ütleme, need juurviljad, mis iganes teraviljad, kõik see, kes ma ütlen, lõikamine, kogumine, mis iganes on, ja sa paned 8 minutiks seda potti ja kõik see on läinud, see väärtus tegelikult. Ja pluss inimene kulutab elektrit, kulutab gaasi, kulutab aega ja seal keetis ei ole, ootab, millal see kõik ära jahtub. Kusjuures kütab üle isegi meie atmosfääri soemaks selle pideva, ma ei tea, kuumutamisega, hästi mõttetud. Ma räägin korra vahele veel, ma küsin inimeste käest, et kuhu kulub teie aeg? Inimesed mõtlevad, et siin tööle kulub aega, ja ma küsin, et kas söögietmisele kulub aega või? Kulub küll, kui palju kulub? Pool tundi vähemalt iga kord. 2 tundi ööpäevas keedavad süüa, ootavad, meil ahtu, pesevad potte panna maha rasvast, mis seda lahti on. Ja siis ma küsin, et aga see 2 tunniga saab tegelikult muuta, saab äri teha, saab luua sidemeid, saab suhteid luua, saab trenni teha, saab arendada ennast, uurida midagi, aga see on kadunud aeg inimeste jaoks. On. Ma toon siia täitsa huvitav nüansi sisse. Facebookis tekkis kunagi väga kuum arutelu teema sellest, et miks mulle lapsena ei meeldinud pesta nõusid. Sellepärast, et kuumtöödeldud toit oli. Kuumtöödeldud toidu nõud on lihtsalt kohutavad. Nad on tõeliselt ebameeldiv nähtus. Nüüd toortoitlasena pole mingi probleem nõusid pesta. Kõik need asjad isegi, see on natuke võib-olla nõme jutt, aga kõik need asjad, mis tulevad nõude küljesse, või see toorkookosrasv või need sidrunimaalad või mis iganes, see mõjub tegelikult su kehale hästi isegi. Just. See on nii lahe tegelikult. Kui kasutate feerite ka muud jamadust. Ei, absoluutselt. Ma ei kasuta mitte midagi. Selle kohta veel on räägitud niimoodi, et vaadake see kõik, mis on kleepunud pärast sööki taldrikule ja potile ja mis väga kehvasti lahti tuleb, on nagu see munagi. See kõik kleepub teie sidemusse ja ummistab ära keha. Ja mis on umbes kehaga toimub? Haiges jääb. Just. Keha on nagu nii raske ja selline jäik ja paindumatu. Et ma tooks kohe siia selle teema sisse, et kuidas ma tegelikult üks asi, mis mu elu väga radikaalselt muutus, on mu lemmikteema. Ma leidsin ühest raamatus ühe lühikese jutu sellisest mehest nagu Horace Fletcher, üks Ameerika ärimees, kes oli 40-aastaselt sisuliselt suremas. Kõik arstid ütlesid talle, et sinu jaoks mingit lootust ei ole ja tema võttis kinni kõige peenemast õlekõrrest. See oli see, keegi oli talle kunagi öelnud, et tema tervis, vanem härrasmees, et tema tervis sõltub liikumisest ja sellest, et ta põhjalikult süljestab igat suutäit, mida ta sööb. Ja Horace Fletcher võttis sellest kinni ja temast sai tegelikult maailmakuulus mees tänu selle. Ta sai miljonäriks isegi tänu süljestamisele. Sealt tuligi see süljestamine? Ja ma lugesin selle väikese lõigu ja mõtlesin, et kui see mees sai oma elu niimoodi muuta, mul ei olnud nagu midagi eriti viga, aga mind lihtsalt huvitas see. Ja mida ma avastasin, et see energia, mis sellest vabaneb, on tegelikult tohutu. Ja see oligi niimoodi, et tema tegi hästi suuri füüsilisi katseid. Ta ei olnud sportlane, aga ta ületas sportlased oma võimete poolest, isegi rekordite poolest tänu sellele, et ta keha oli nagu vaata süljestamine teeb tegelikult hästi kergeks seedimise. Kõik lihtsalt nagu valgub sinust läbi. Mingit energiakulu nagu ei ole. Kas see amülaas, mis süljes on, kas see juba seedib söögi nagu eelnevalt ära? Suus ära. Tegelikult on võimalik 90% oma toidu töö ära teha suus. See tähendab, et kehale jääb seda koormust ainult 10%. Aga räägi sellest pikemalt siis. See on nii lahe. Sellest pole keegi kuulnud midagi. See on tõeline lendamise tunne. Mida ma avastasin, kui ma seda tegema hakkasin, oli see, et mu töövõime muutus lõputuks.
sisuliselt oli niimoodi, et ma võisin teha tööd niimoodi, et hommikul alustada, õhtul lõpetada, mitte mingisugust väsimust, mitte midagi sellist. Siis sellel on väga palju ka selliseid asju, mille peale me inimesed ei mõtle. Näiteks see, et me sama kalorite hulk, mida me sisse sööme, ütleme, kui ma söön 100% kaloreid sisse, siis 70% nendest kulub ära selleks, et sama toit läbi seedida. Eriti liha peale või? Eriti liha peale. Ja see on tohutu kulu. See on umbes niimoodi, et okei, et sa annad mulle 100, ma pean sulle 70 tagasi andma. Õudselt kurb, on ju. Said 100 küll, on ju? On ju, ma sain 100 küll. Palka said nagu brutos. Jah, just. Aga neto 30. See on tegelikult nagu väga nigel, on ju. Aga teine asi on see, et kui sa süljestad, see muutub tegelikult vedelaks, see valgub iseeneselikult. Meil on tegelikult siuke asi nagu kurguväram mingis mõttes siin, eks ole. Ja tegelikult see ei tahagi läbi lasta, kui sa hakkad süljestama, siis ei tahagi enam siukseid suuremaid tükke või siukest nagu need suured tükid tegelikult kõik roiskuvad meie organismis. Ja meil maal ei ole hambaid, nagu räägitakse. Ei, maal ei olegi hambaid, on ju. Ja meie maahappe ei ole nagu hõäänil, kes luit sõidib. Jaa, sest loomadel tegelikult suus ei ole ensüüme. Sest nad ei ole tärkes ja toidulised tegelikult. Ütleme koeral on niimoodi, et kui sa nädal aega söödad teda, ütleme mingisuguse kartuli või mingi leiva või mingisuguse teravilja, mingi jamaga, on ju, siis tal tekib alles see ensüüm sülje sisse. Tal tegelikult originaalselt seda ei ole, sest ta tegelikult on toortoitlane, koer on toortoitlane. Ja mis nagu inimesed pidevalt valesti teevad, on see, et nende loomad on jõudnud peaaegu vähiga samasse tasandisse kui inimesed juba. Siin oli üks katse, et võeti 2 rühmakasse ja hakati toitma neid. Ühtedele anti toortoitu, teistele anti siis seda konservitoitu, mida siis nagu keedetud on. Ja vaadati kasse, siis need kassid, kes sõid selle konservitoitu, nemad elasid kuskil 8 aastat. Ja kes sõid selle toorest toitu, elasid 16 või poole kauem ja olid terved. Ei surnud vähki ära, vaid kes teab, millest ära surid vanadusse. Ja see on hästi mõnus, on üks selline mees nagu Edward Howell ja tema selline maailmakuulus raamat Enzyme Nutrition. See on hästi kuulus klassika täiesti, et kellel on võimalus, siin on väga palju silmiavaid fakte ja tema toob näiteid sellest, kuidas võtta samaliigiline loom, kes on kodustatud või elab, ütleme, vabas looduses või elab nagu omapäi toortoidu peal ja kui erinevas suuruses on nende pankreased. Just tänu sellele, nagu, et pankreas peab tegema lisatööd, kui ta saab töödelda. Suureneb siis nagu? Ta suureneb täpselt nii, ta ütles niimoodi väga põnevalt, et ta suureneb täpselt nii nagu iga lihas, mis peab tööd tegema. Nagu maks, mis on täiesti roosi, on poole suurem ema kohtuverena. Ja siis ta nagu toobki välja selle, et inimeste pankreas on ebanormaalses suuruses protsentuaalselt, kui sa võtad, ütleme, metsas elava looma, nende pankreased on loomulikus suuruses, sest nad ei kurna oma ensüümide varu välja. Seepärast, et toidu sees, toore toidu sees on ensüümid. Venemaa Terviseakadeemia arst, üks maailma arukamaid arste, kes on pööranud selja sellele tavalisele allopaatilisele meditsiinile ja on läinud siis nagu loodusravi juurde ja on öelnud, et inimesed, kes tarbivad kuumtööd sööki, kulutavad ära enamuse oma eluenergiast just nende ensüümide tootmise peale ja nende varu ammendub, nii et nad on nagu kaasa antud meile mingi varu neid ensüüme ja mida rohkem süüa siis neid kuumtööd sööke, kus pole neid fermente eesti keeles, siis inimene sureb kirjem ära. Tegelikult nagu öeldakse isegi nii ulmalt, et saavad ensüümid otsa, saab elu otsa. Just. Kulutab kiirelt läbi ennast. Ja selles mõttes, aga tagasi korraks sülje juurde tulles, et tegelikult meie suus olevad ensüümid aitavad lõhustada ära tärklised ja osaliselt ka rasvad. Et see valgutöö jääb siis rohkem nagu maal teha. Maahappele. Jah, maahappel teha. Aga see nagu see kogemus, mida sa toitu süljestades, on ka emotsionaalselt väga oluline. Aga räägi siis, sa paned toidu suhu, jääd seda suhu hoidma siis? Ma hoian teda ja tähendab tegelikult isegi vedelikud peaksid olema segatud süljega. See ei ole niimoodi, et sa võtad mingis mahla või smuuti on ju lihtsalt kallad selle endale alla. Ma nagu teie seda. Ja Fletcher ka seda ei teinud ja ta tegelikult ta saavutas nagu hämmastavad tulemused. Ta ületas noored mehed oma võimetelt, isegi mingid professionaalsed aerutajad, olümpiaaerutajad, mida iganes. Just tänu sellele, et keha on nagu, kuidas ma ütlen eesti keeles, määritud, lubritseeritud, tänu sellele, et see tegelikult kogu keha on selline, nagu ka niiske tänu sellele, et sa süljestad. Lihased siis nagu saavad kuidagi moodi võimsamaks või? Saavad, ja nad saavad nagu selles mõttes, et üks asi on see, et kui seedimine muutub kergeks, siis kogu keha saab tegeleda tegelikult olulisemate asjadega kui seedimine. Et see on üks pool sellest asjast.
ma räägin veel vahele, et need samad fermendid ehk siis ingliskeelse sõnaga ensüümid, nende ülesanne ei ole mitte seelida sööke, nende ülesanne on kehast ära korjata kõik rakud, mis on ära väsinud, enam ei toimeta. Kujutage ette, teil on paat, kus kõik peavad aerutama, teil on seal 65 aerutajat ja neist 13-15 on väsinud, enam ei aeruta. Paadi kiirus väheneb, on ju. Ja mida ta teeb, siis tuleb üks mees, kes ütleb, te olete väsinud, on ju, minge puhkama, on ju, kui nad on juba läbi vähki täis, siis lükkab ühe parda, paneb uued veed sinna. Ehk siis paat hakkab jälle paremini tööle, see on meie keha. Kui meil on ensüümid võimaliselt hävitame ära vanu rakke, mitte ei seedi sööki, siis inimene nooreneb. Aga kui nad on kogu aeg hõivatud selle kuumtööd söögi seedimisega, mida peab tegema siis sülg, amülaas, siis tegelikult keha vananeb. Vananeb inimene sureb ära kordi varem, kui peaks. Ma tahaks lugeda ühe tsitaadi, mis ma tõlkisin sellest raamatust. See kõlab niimoodi. Pankreas saadab sõnumi kõigile kehaosadele paludes ensüüme, mida saaks kaasata seedeprotsessidesse. Ta võib isegi sisse tungida loomulikutesse laohoonetesse, ta võib anuda, laenata või lausa varastada ensüüme sealt. Kui ta need leiab, on tal töö teha. Ta muudab ainevahetuslikud ensüümid seedeensüümideks, aga see on talle ekstra raske töö. Ta peab ise muutuma tänu sellele suuremaks, just kui nagu muskel kasvab, kui ta peab rohkem pingutusi tegema. Tegelikult on kohutav, et seda kõike ei räägita lasteaias, õpetada lapsi toituma ja seda ei tea lapse vanemad ega mitte keegi. Ja kui sa lähed sellest rääkima, siis on nagu isegi nagu kuritegelik mingis mõttes. Sest öeldakse, et meil on põhjamaine kliima, me vajame sooja sööki. Ja kuidas te räägite, et toortoitlased see on ekstreemsus. Evelin, see on ekstreemsus. aga see on lahe ekstreemsus selles mõttes, et inimesed on mingis mõttes nagu kadedad, on ju. Selles mõttes, et sa elad õnnelikult, sa ei ole mitte ainult füüsiliselt terve, vaid sa oled ka mentaalselt terve. Sellepärast, et ma olen mõnikord näinud oma lähedase inimese, kellega on juhtunud mingisugused õnnetused tänu sellele, et neil on lihtsalt mingi ajuudu on peas, nad on lihtsalt niivõrd uimased. Aga kui sa oled toortoidu peal, sa oled selge, su mõistus on selge. Ma nagu tunnen seda, et on igasugused võimed on avatud minu jaoks, mis varem on olnud avatud. Lihtsalt ma võin teha mida iganes. Mul ei ole isegi enam vahet meeste ja naiste tööle, sest kõik on võimalik. Sind ei usu mitte keegi. Sa välja mõelnud seda kõik. Nad tahavad seda alateadlikult uskuda. Tegelikult inimesed otsivad inimesi, kes on õnnelikud, kes on kusagile nagu jõudnud sellesse rahustaadiumisse, kus kõik toimib. Saad sa aru, kui mina räägin inimestele, et ma toitun toorest toidust ja jahedus nagu praegu on pluss 6 kraadi on särgi käimiseks kõige parem ilm, et ei ole ju -6, vaid pluss 6. Rakud ei jäetu ära ju. Ma öeldakse, et ma olen äärmuslik, ma olen ekstremist. Tähendab see kõik, mis vanast oli loomulik, on tehtud praegu nagu äärmuslikuks ja inimesed on muutunud ebaloomulikuks ja nemad peavad seda loomulikuks ja teisi peavad siis äärmuslasteks. See on väga kohutav. See on nagu keegi ütles niimoodi, et ära ole ebanormaalne, või tähendab, ära ole normaalne, ole koos meiega ebanormaalne. Tegelikult see, mis me enda ümber näeme, on juba ebanormaalne. Me oleme jõudnud tegelikult sellesse staadiumisse, kui me peame hakkama inimestele õpetama, kuidas istuda, kuidas magada, kuidas süljestada. No halloo, minu ema ütles tegelikult mulle lapsena, et kuule, söö pikalt, söö aeglaselt, süljesta. Ma ei saanud aru, miks. Üks väga oluline asi on see, et tegelikult öeldakse, et meie aju ei suuda ka nagu ära reageerida või ära tunda seda, mis toidu sees sisaldub, kui sa liiga kiiresti selle alla neelad. Et see üks näide, mida ma kuulsin, üks Ameerika arst või teadlane tegelikult ütles niimoodi, et kui sa paned toidu suhu, ütleme, ja sul on vaja kaltsiumi näiteks mingi 10 ühikut või mis iganes, on ju, ja sul on selle suutäie sees, näiteks on täiesti väärtuslik toit ja seal sees on see 10 ühikut kaltsiumi sees, ma ei räägi piimast, ma räägin mingist muust asjast, eks ole, on ju. Nii, ja sa paned selle suhu ja sa teed 1, 2, 3, 4 ampsu, on ju, ja neelad selle alla, aga aju loeb suhteliselt aeglaselt, ta loeb niimoodi, et saabus 1 kaltsium, 2 kaltsiumi ja selle aja peale sa oled juba alla neelanud selle. Ja siis aju ütleb niimoodi, et okei, saabus ainult 2 ühikut kaltsiumi, mina saan 1, süda saab teise ja ülejäänud vaadake, kus te ise saate, on ju. Põhimõtteliselt tegelikult sul oleks olnud olemas toidu sees, aga ma ütlen alati, et tegelikult toit peab registreeruma, nagu check-in ütleme, inglise öeldakse. Et ta peab nagu jõudma kohale sinust, sa pead temaga tuttuma, sa pead kokku saama ja suu on see koht, kus sa tegelikult toiduga kohtud. Ja siis toit peab minema makku nagu oodatult, magu peab ootama taga. Kui inimene saabub hotelli, kotid käes, ütleb, kas ta tuba on, öeldakse ei ole, te pole ennast registreerinud, et vahest teeb ilma nagu lihtsalt. Ongi. Ja tegelikult, ja seal juures veel, inimesed tegelikult räägivad niimoodi, et meditatsioon on oluline, et leiaks endale päeva jooksul mingi aja, kus ma saan üksi olla või ise endaga olla või oma mõtted korda seada.
minu jaoks toitumise aeg on see väga ideaalne aeg, on ju. Toit on tegelikult nagu meditatsioon mingis mõttes. Aga kaua peab siis hoidma toitu suus, et aju kõik maha oleks? See oleneb tegelikult toidu konsistentsist ka. Et kui on nagu kreemiasem toit või on tahkem toit või on krõbedam toit, see on erinev, aga ta peaks olema vedel, ta peaks õrnalt muutuma nagu veeseks. See on see kõige ideaalsem. Muidugi tegelikult öeldakse, et piisab ka sellest, kui toit muutub nagu kreemiseks suus. Siis nagu sülge peaks olema nii palju, et kõik ujuks suus nagu, siis saab alla näita. Ja see on see koht, mille pärast ma ütlen niimoodi, et tegelikult toidu ajal ei peaks jooma, et sa paljud inimesed on niimoodi, panevad toidu sisse suhu, see toit võib-olla isegi maitse neile või on siuke kahtlane, on ju, siis ta võtab mingi suure kruusitäie vett, kallab selle nagu peale, siis loputab kõik alla makku. Lahendab ära enda maahappe ära, kõik on üks suur supp, on ju, ja tegelikult magu ei hakka oma tööd korralikult tegema enne, kui vedelik on välja imendunud sealt juba uuesti, et ta pikendab tegelikult seda protsessi sealt. Tegelikult läheb kõik käärima, sellepärast, et kõik lähebki käärima. Maahappe on olematu. Seedimist ei toimugi. Just täpselt. Aga ma mõtlen kogu aeg, et milline kasu see on, kui sa teed selle suus ära, sa saad tegelikult meeldiva kogemuse. Järgmine kord sa tahad tegelikult juba sülestada, sest toidu maitse on ka hoopis teine. Mul on üks siirlasest tuttav, kes ütleb niimoodi, et kuidas saada inimesed lahti liha toitumisest. Et ütlen neile niimoodi, et pane lihatükk suhu, süljesta lõpuni. Lõpuks jääb mingisugune siukene nagu, ma ei tea, siukene vastik asi on ju sinna, siuke puine, siuke mingi jääk on ju. Pane suhu mingisugune, kas või riis on ju, see ei ole küll ideaalne, aga pane kas või riis, lõpuks ta muutub magusaks, sellepärast, et sinu suus juba see nagu muutub suhkruks tegelikult on ju. Et see on hoopis teine asi, see on nauditav tegelikult. Praegu sama see lihasööja, kes on harjunud seakintsu närima või siis seakaiva krõbistama, küsibki nüüd, et mis siis nüüd teha, kas ta siis nagu peabki sellest hästi sülestama hakkama liha ka või siis parem on ikka loobuda lihast ikka. Ma räägin ühest oma sõbrannast, ma kutsusin ta üles tegema süljestamiskatset ja tema ütles niimoodi, et ma ei saa seda teha, sest siis ma ei saa enam liha süüa. See oli tema reaktsioon selle peale. Tegelikult ei, inimene võib süljestada liha küll, aga kui ta seda süljestab, siis ta avastab, mis ta tegelikult, kas ta tahab seda alla neelata või mitte. Mõned inimesed väidavad, nad isegi oma elu päästnud sellega, seepärast, et kui sa süljestad lõpuni toidu läbi, siis sa saad aru, kas sa tahad seda alla neelata või mitte. Sa hakkad juba aru saama, mis seal sees on. Ma korra segame vahele. Et inimesed, kellel on sees paelussid, neid inimesed on tegelikult palju, mitte nüüd ütleme pooled, aga mingina kindlasti protsent on üle 5 või isegi üle 8. Ja üks moodus on paelussi välja saada, on ta välja meelitada, siis millega? Piimaga või toorelihaga. Ehk siis tegelikult inimesed seovad omale siis kanni vahele mingi lihatüki on ja magama ja hommikuks on paelussi ja siis liha külgi kammerdunud. Nii et või siis istuvad piimaämbri peale, sooja ämbri peale, piima aurab ja nälgivad, paelussil pole süüa ja paeluss tunneb piimalõhna ja ronib pärakust välja ämbrisse. Järelikult kõik, kes tahavad piima ja liha, on tõenäoliselt toitmas oma usse. Ehk ja, et see ei olegi sina, kes see pole nende maitse üldse, see pole nende isu üldse, jah. Ja paeluss sai vähe, aga tavausse, solkmeid, igasugused nugilisi on inimesed täis, nii et lihasööjad toidavad usse. Muidugi ma ütlen kõigile oma klientidele seda ka, et inimesel on etapid, selles mõttes, et ta ei pea kiirustama mingisugusest etappi, milleks ta ise valmis ei ole. Tegelikult sellepärast, et kui inimene hakkab tegema mingisuguseid selliseid toiduvalikuid, milleks ta ei ole psühholoogiliselt valmis, siis ta kukub tagasi varsti. Aga väga oluline on ka toetajaskond või selline nagu grupp või mingi grupeering, see on ka väga oluline. See on nagu rong, mis kiutab suurel kiiruse vales suunas ja äkki öeldakse, et kuule, suund on vale, pöörake ümber, kui ta pöörama hakkab, pöörab kummuli. Peab olema hästi lauge kurvi võtma. Täpselt, ma olen nõus. Ja juba see ka, kui hakkab see nagu keha puhastumise protsess, mõnede jaoks on see nagu nii suur vaevus, et ta nagu tunneb, et tekib tagasi löök, alati on surnud punkt, on vaja august läbi käia ja inimene läheb auku, ehmatab ära ja parasid mõjutavadki seda, et nad tekitavad selle augu, eritavad närimürke, hakkavad ensüüme eritama ja inimesel tekib paha tunne ja inimene ehmatab ära. Kardab terviserikat. Ja paljusid muid asju ka kardetakse, näiteks kardetakse mingit meeletut kaalukaotust või mis iganes. Näiteks minul toortoitlasena oli päris suur kaalukaotus oli. Mingi hetk see on lihtsalt nagu mingisugune nivoo, seal madalal nii-öelda, aga samas sa tunned ennast hästi ka madala kaalu juures ja siis see tuleb nagu tagasi, sest keha lõhub tegelikult selle vana materjali maha.
mis on olnud sul see aastaid söödud mingisuguseid valesid rasvasid, valesid valke, mida iganes on ju. See on tegelikult väga huvitav, et sa ehitad ennast üles täiesti uuest materjalist ja see tegelikult öeldakse, et taimetoitlaste või ütleme isegi toortaimetoitlaste lihas on palju vastupidavam. Näiteks kui sa võtad selle mingisuguse üles nagu õhutatud kulturisti on ju valede asjade peal on ju, tema lihas tegelikult on, see ei ole kauakestev lihas. Vana inimesena tal seda lihast enam ei ole. Ma võin selle öelda sellepärast, et lihas on umbes ja hemoglobiin ei jõua verd viia rakkudeni, kuna see reis on igasugused seedimatollused. Ta peab saalomid panema vahel, koperdab need otsa ja kunagi ei jõua hemoglobiin hapnikuga kohal õigel ajal, sellepärast, et nii palju takistus on ees. Ma olen ammu öelnud, kui me võtame mingi naise, kes kaalub 60 kilo, anname talle kätte 6 kilos antli. Võta selle kulturisti, kes kaalub 20 kilo, anname talle kätte 12 kilos antli. Täpselt, kümnendiku ühest kaalust ja paneme hoidma. Ja see, kes sööb liha, joob alkoholi ka vahest ja õlut ja kõik läbi söögi laustoitumised ja midagi, kes kääri mädaneb sees enne. Sellel on kõik veri täis seedimatolust ja see mees hoiab oma 12 kilost antlit palju vähem kui see naine, kes on puhas 6 kilost antlit. Täiesti nõus. Ja me küsimegi, kumb tugevama tegelikult. Ma nüüd võib-olla on niimoodi inetu öelda, aga ma olen võrrelnud ennast ja mõningaid selliseid nagu halva toidu peal olevaid meesterahvaid. Meil on sama palju jõudu, vähemalt sama palju jõudu. Et selles mõttes, ma ütlen vahest isale ka, et sul ei ole mõtet mingit viletsat meest meile tööle kutsuda ja ma võin sama töö ära teha tegelikult. Et seal juures on veel see sitkuse küsimus ka. Üks asi on see, et sa võid lihtsalt korraks mingi raske asja üles tõsta, aga kas sul on vastupidavust? Ja ma ühte võin veel öelda nagu oma kogemusest, et kui ma selle liha tegin trenni, pidevalt olid mingid kaelavalud, mingid lihase rebestused, sest lihas on puine ja kui sa seda soojaks tee, külmas peast tegema hakkad, siis ta rebeneb. Ja kui inimene toitub ainsast toidust, toorest toidust, siis lihas muutub venivaks, loomulikuks, nagu lapsel on, lapsed ei tõmba selga ära. Pane laps tõstma teist last, tõstab üles selg terve, pane üks mees teist tõstma. Tõmbab teise mehe üles sama kaaluga, tõmbab selja ära, rebenevad lihased, miks puisad kõik, ära kivistunud. Ja see tunne tegelikult toortoitlasena ja samas ka süljestajana, ma rõhutan seda, selles mõttes mõned inimesed ütlevad, neil ei sobi toortoit, sellepärast, et see on muidugi väga kiudainete rikas, nende mahl on nagu nii vilets, on ju. Ja kui nad ei süljesta ka, siis nad tunnevad tõesti, et neil on gaasid ja paha olla, tralala, on ju. See on omaette teema täiesti, on ju. Aga süljestajana, toortoitlasena ma ütlen seda, et tegelikult ma võin mida iganes teha, mul ei ole mingeid lihasvalusid pärast või mingisugused ebameeldivaid tundeid, hommikul mingit imelikku, siis ma oleks kange. Piimappe lihtsalt ei jää pidama sinna. Täpselt. Ja tagasi tulles Fletcheri juurde. Ma olen mõnikord inimeste käest küsinud, et kui kaua te suudate nagu käsi niimoodi hoida. Seiske püsti ja hoidke käsi niimoodi, kaua te suudate, on ju. No mõni ütleb, et 5 minutit, 10 minutit, mis iganes. Ma tegin ühe sõbrannaga koos, kes oli kergejõustiku tšempion. Me pidime mingit sihukest asja tegema. Ta ei suutnudki kaua hoida käsi niimoodi. Fletcher hoidis 3 tundi niimoodi käsi järjest, ilma liigutamata. Seal oli siis all mingi asi, kuhu vastu edasi minna? Ei, ta lihtsalt seisis püsti ja hoidis käsi niimoodi 3 tundi. Et siis nagu maaga risti täpselt. Kui alla pole vajub, siis juba ja see pole enam see on ju. Ja mida iganes ta tegi. Selles mõttes, et ja ma tunnen, et mul ei ole võib-olla selliseid tulemusi nagu temal, need on tegelikult täiesti dokumenteeritud Yale'i ülikoolis. Et alguses nagu vaadati, et mingi vanamees tuleb siin, ma ei tea, mingi kangi tõstma, et ületas tšempioni, kohaliku tšempioni tegelikult kangi tõstmises isegi, kuigi ta teinud trenni, lihtsalt tema sõieti. Süljestas. Mis puudutab seda, et keegi väidab, et tal ei sobi toortoit, siis mina ütlen seda, et tegelikult oma soolestikus elavad valed pisikud, kes ei ole võimelised toorest mädanemata ega kõdunemata sööki siis nagu seedida. Ja inimesed, kes toituvad siis kõdust ja mädast enne, ehk siis kumbtöödud valgust või siis muust söögist, sellel on teised pisikud üldse, kes teevadki kõhu lahti, kuna nad ei taha seda toorest toitu. Ja siin tuleb veel see nüanss juurde, et inimesed teevad niimoodi, et kuidas sa saad kõik kätte toorest toidust? Ma küsin ta käest, kuidas sa saad kätte kõik kuumtöödeldud toidust, see on absurdne. Sellepärast, et kuumtöödeldud toit, kui sa hakkad võtma kõigepealt vitamiinid, on ju. Kui sa võtad vees lahustuvad vitamiinid, üle 90% nendest hävib kuumutamisel. Kui sa võtad rasvlahustuvad, mingi 43% rasvlahustuvatest hävineb. Ensüümid hävinevad kõik. Nii, kui sa võtad mineraalid lähevad ebanormaalsesse seisundisse. Nad lähevad sisuliselt tagasi ju eelorgaanilisse seisundisse. Valk laguneb ka, moondub ära. Ta läheb teistsuguseks üldse, ta läheb nagu võõraks tegelikult.
et noh, tema küsib minu käest, kuidas ma saan kätte need asjad, kuidas tema saab. See võõrvalk lähebki tegelikult verre ja jääb sinna ulpima, kui rakud ei omasta seda. Ja lõpuks inimene paisubki sellest tegelikult selluliit ja paksuks sellest, et see seedimata sööks lihtsalt ei omasta. Omastu midagi, kuid enamus ei omastu. Et noh, näiteks näide tuua ühest mehest elab Inglismaal üks kulturist, toortaimetoitlane kulturist, ta on taksojuht, tal ei ole palju raha, ta nagu väidab. Tema toidab oma lihaseid spinatiga. Ma alguses mõtlesin, et no kui ta seda teeb, toore spinatiga, kui ta seda teeb, järelikult see toimib, on ju. Ma uskusin seda, aga mitte nii väga ka, aga eelmisel talvel ma nagu tarbisin hästi palju seda kuivatatud, ikkagi madala temperatuuril kuivatatud spinatipulbrit. Tõesti, see annab jõudu. See annab rohkem jõudu kui mingisugune muu valk, mida inimesed kiidavad, nagu oleks vaja, et jõudu annaks. See annab jõudu tegelikult. Ma käisin muidu alati seal hulgilaos, kus on öko-hulgiladu, müüakse kuivatud puuvilju ja siis teeme need pähklid, nagu ta on ökovärk kõik. Kõigil on peal mahemärgid. Ja nüüd ma mõtlesin, et seda huvi ma hakkan tegelikult korjama rohkem umbrohtu kuivatama. Umbrohi on tegelikult ilma rahata toit. Mitte sööke toit. Ja kõige paremad toidud ongi ilma rahata. Kui sa võtad tegelikult võililled, kõik tegelikult võilil on üks taim, mis kasvab peaaegu igal pool maailmas. Ei pea rohima, ei pea maha külvama, kasvab ise. Ja ma räägin tegelikult ühest asjast, mis takejuur. Lihtsalt paned maha kartulit. Kartul on nagu imal tärklist täis ja paljud ei toorest kartulit. Toorest kartulit tahete, keedad ära, siis maitse muutub. Aga võtke kaevega ära takejuur, koorige ära, maitske ta magus, ta on nagu pataat, ta on nagu magus kartul. Miks ta takepõlde tee omale? Pange maha, ta on nii kõrge, rohima ka ei pea, saab üle rohkem. Räägime kartulist, see on huvitav teema. Esiteks, Ameerika üks diabeediliit lõpuks andis välja sellise dokumendi, kus oli kirjas, millised konkreetsed toidud põhjustavad kõige rohkem veresuhkru tõusu või probleeme veresuhkruga. Kas te teate, mis on number 1 toit? Keedetud kartul. Nagu täiesti hull. Ja mille peal elavad eestlased, mille peal elavad ameeriklased ja paljud rahvad on ju keedetud kartuli peal. Nüüd räägime sellest, me ükskord oma rääkisime sellest Vene tsaari variandist, et mingi hetk tegelikult Vene tsaar sundis sööma talupoegi kartulit. Talupoed hakkasid mässama, nemad ei taha süüa kartulit. Vaata vanasti oli niimoodi, et Vene talupoeg elab siis, kui tal on hapooblikat süüa või Vene talupoeg on maltsasööja või mis iganes, eks ole. Et see on tegelikult õige toit. Ja väidetavalt eestlased, Eesti talupoeg vanasti ei söönud ka kartulit, vaid sõi tegelikult odrajuuri, et nad panid odra maha ja sõid odrajuuri. Juuri? Just. Mitte neid vilju? Mitte oraseid, vaid nad võtsid odra välja ja sõid seda, mis maa siis oli. Ma sain teada, et meil tegelikult on olemas üks teravili, mida keegi kasutada. Iga põllu peal, iga asa peal on orasein. Ta on niivõrd kasulik ja inimesed käivad ja niidata maha, etata maha ja seal on ka ju seemned kõik üle sinna. Ja see on palju väärtuslikum kui kõik teraviled kokku, aga keegi sai kasvatada, kõik on maha vaikitud. Just. Ja kusjuures eestlased ei ole nii võõrad toortoiduga, et ma vahepeal näitaksin ühte huvitavat raamatut, et minu jaoks on see siuke kallis asi. Nii, toortaimetoitlaste toitude valmistamise õpetus ja aastanumber on Tartu 1939. Et Eestis on mõned raamatud seda on, aga see on fantastiline. Ja kui siit nagu lugeda ja vaadata, siis ta isegi nagu räägib sellest, et millistel aastaaegadel sobib nagu milliseid asju Eestis tarbida. Täiesti Eesti põhine. Selles mõttes, et meie jaoks see ei ole mingisugune võõras nähtus. Näiteks ma leidsin ühe vana, kus oli ajaleht või kus oli nagu, et vanad eestlased, nemad tegid kanepipiima, toorest kanepipiima. Normaalne. Miks tänapäeval inimesed joovad siis lehmapiima, kui vanasti tehti kanepipiima? Tegelikult võingi öelda, et sõna piim on tulnud mitte lehmapiimast, vaid taimsest piimast. Ja see praegune ühiskond on selle siis ära moonutanud, pannud siis samale valge vedelikule, mis tuleb lehma seest, pannud nimeks piim. Ja mõnedes riikides on ju keelatud taimse piima kohta öelda piim, et see ajavad nagu asja segaseks. Tegelikult pilpauvide pööratud, jah, just. Et ma arvan, piimast räägitakse juba piisavalt palju, miks see ei ole hea, aga ma tahaks nagu tuua ühe väga karmi fakti, et näiteks USAs piimatööstus on niimoodi üles ehitanud oma reklaami, et koolis näidistunnid peavad olema, kus reklaamitakse piima kasulikkust ja on üks veebilehekülg, kus on 30 000 näidistundi, kuidas rääkida piimast lastele, et see on kasulik. See on nagu
päris võimas propaganda ikka halvas mõttes, 30 000 näidist. No kui vaadata ameeriklasi, nad on kõik nii paksud esiteks ja teiseks on nad haiged. Ja kui nad nii palju piima joovad, miks siis nad terved ei ole, kui piim kasulik on? No ja vaata, kui sa võtad, on ju, et kõik need riigid, mis on piima esirinnas, tarbimise eesrinnas, USA, Šveits, Rootsi, no Euroopas. Ja Euroopa, ütleme Euroopa riigid, Saksamaa, mis iganes. Need on ka tegelikult luuhõrenemise esirinnas, raudselt. Ja Aasia maad, kus piima eriti jooda, inimestel on hambad palju tervemad ja hambaproteese eriti pandagi. Täpselt. Ja nende jaoks nagu piim, vaata see, et nad ütlevad, et nemad on laktoosi talumatud seal, see on jama jutt, me kõik oleme mingis mõttes talumatud. See laktoos ongi see asi, mida peab eemale tõukama keha ju. Jaa. Kui ka selle ennast võtab, siis ummistab ära sellega. Jaa. Aga ma tahaksin öelda nendele lihasööjatele ja muudele toredatele inimestele, selles mõttes, et ma nagu armastan kõiki inimesi, ma ei hakka selles mõttes kunagi nagu mingit vahet tegema, et sa oled lihasööja, mina ei ole, me ei saa sõbrad olla, see on jama, see on madal tase tegelikult. Aga ma lihtsalt olen näidanud inimestele ühte oma lemmikraamatut, see raamat maksis mulle kusjuures varanduse, see raamatu pealkiri on Love on the Plate või siis Armastus taldrikul. Ja selle autorid, üks nendest autoritest, Kara Brotman, on koos oma vennaga, nad tegid esimese toortoidurestorani siis Los Angeleses mingi hetk. Ja nende eesmärk oli see, et teha toortoit niivõrd ligitõmbavaks, niivõrd imeliseks, et maailma kuulsused hakkasid söömas käima seal. Ja siis üks nende põhiklient oli näiteks Brian Adams ja mõned sellised inimesed, eks ole. Ja sellest edasi kasvas siis see raamat. Ja siin enamus toite on järele tehtud tegelikult, need asjad, mille järele inimese kas psühholoogia või siis need on, see on spaketid, on ju, mille järele inimese, see on juust. Räägi mulle juustust. Näiteks see juust, mis on tehtud tegelikult lehmapiimast, see juust ei omastu üldse. On niivõrd keeruline asi, et ja kui veel on see juust, mis põhimõtteliselt nagu peaks nagu küpsema, on ju see väärtuslik juust nii-öelda, mis ei ole mitte midagi muud kui bakterite väljaheide lõppkokkuvõttes. Ja siis, kui sa sööd selle juustu sisse, siis need bakterid on nagu niivõrd näljas, et veel nad tulevad sulle kallale. Et näiteks siin on mingid sushi variandid, mida iganes, need toidud on lihtsalt, pitsa mingisugune variant. Kusjuures siin oli kusagil oli omletid, raviolid ja kui need asjad maitsevad, see on omlett, eks ole, need asjad maitsevad sama head ja nad on tegelikult sulle kasulikud. See on nagu niivõrd lae pilt, eks ole. Ja see ei ole tegelikult muna, see on nagu, siin on nagu kotlett ja siin oleks see nagu mingisugune, ma ei tea, sealiha ribakesed, on ju. Tegelikult need on tehtud, see on mitte peekon, eks ole, mitte muna. Näiteks see mitte muna on tehtud kookosest põhimõtteliselt, lisatud sinna natukene tomatit ja nii edasi, on ju, ja tekitatud siuke asi. See nagu psühholoogiliselt annab inimesele selle tunde, et et ma ikkagi saan neid asju süüa, aga nad on hoopis teise kvaliteediga, nad on imelised, nad maitsevad väga hästi. Tead, ma käisin Indias ja tellisin seal mingid kotlette omale. Vaatasin, et mingid võõrad nimed, see liha siis on, sain kotletid ära ja tead, ma sain alles mingi 2 nädalat hiljem aru, et kotletid polegi tehtud lihast üldse. Kui mulle öeldi, et siin lihakotlette polegi nagu eriti. Ma küsin, millest need tehakse siis juurikatest. Oot ongi. Ja petsid ära mind seal Indias, 2 nädalat sain, mõtlesin, et ma saan nii äge. Lihakotlette. Ja kui siis Indias 80% inimesi juba usulistel põhjustel ei söö liha. See oli aeg, kui ma veel sain liha. Ja. Et tegelikult ma ütleks, et ma ei ole kaotanud midagi, sest öeldakse, et tavatoituv inimene sööb, tegelikult kogu maailm sööb umbes 20 sama toitainet ainult. Põhimõtteliselt laias laastus. Eks ole, mis need on need lihalised, on ju muna, mingi piim, eks ole, nisu, rukis, apelsin, šokolaad, kohvi, riis, eks ole, ja sa saad see 20 kätte, on ju. Ja siis inimesed nagu ütlevad, et mida sina siis sööd, ja siis ma ütlen, et ma söön kõiki neid 1000 muid asju, mida teie ei söö, on ju. Alates umbrohtudest kuni kõigi puuviljadeni. Ma olen tegelikult niivõrd palju asju veel avastamata. Ma vist elu jooksul ei jõua ära avastada kõiki neid toite, on ju. See maailm on nii agar. Seepärast ongi, et see, kes toitu ei keeda, sellel on aega kõik avastada, kes toitu keedab, sellel aeg kulub ära selle söögi keetmise peale, jahtumise, ootamise peale, pärast seedimise peale, kui ta väsinud on.
kumb teil söö käsitleb? Ja mõtted on nagu mingites kanalites sees on ju. Tegelikult, kui sa lähed tüüpilisse restorani, mis ei ole toortoidurestoran, sulle luuakse ikkagi kas lõhe või mingisugune liha või mingi see ja see lisand on ju sisuliselt samad asjad igal pool. Natukene mingid nagu erinevused. Aga see on igav. Jah, ma ei käi seal ammu juba. Jah, aga mitte. Aga ma tahaksin kõigile eestlastele soovitada kodus kindlasti peaks olema iga inimeses raamat toidudemagoogia. Ja selles mõttes, et mina sain selle täiesti mingist alest kuskilt Apollo poest ja mõtlesin, et okei, et pealkiri on selline, kutsuv iseenesest on ju, see on puhas kriminull, et kellele meeldib kriminulle lugeda, siis lugeda täpselt see sama... See on romaan siis või? Ta ei ole romaan, aga ta on nagu kriminull, selles mõttes ta näitab, kui kriminaalne on toiduainete tööstus tegelikult. Ja samasse kategooriasse käib selline raamat nagu Suhkur, sool ja rasv. Ka eesti keeles olev raamat, päris paks. Ja ma mõtlen tegelikult, kuidas need autorid veel nagu julgevad ringi käia ja elada, sest nad on paljastanud niisugusi kreisisid. Tegelikult, kes saab aru soome keelest, on olemas raamat Aitu Aruoka, ehk päris toit, see räägib sama asja täpselt. Kui petlik on kogu see korporatiivne söögitööstus. Just. Ja ma mõtlen, kes selle taga on, kes tahab nagu süstemaatiliselt inimkonda hävitada tegelikult? Ma võin öelda, et tegelikult kõik kauplused üle maailma, kui lähed, müüvad sama korporatiivset kaupa. Üle maailma minge Aafrikasse või Uus-Meremaale või Lõuna-Ameerikasse või Ameerikasse, igal pool on samad tooted poes on, Helloxid, Knorrid on, Laisid on, kõik mis vaatad on, Uncle Bensid igal pool. Ja tegelikult 146 korporatsiooni valitsevad kogu maailma selle söögitööstust. Ja nemad müüvad siis üle maailma kõike seda crappi, ütleme. Ja nemad rikastuvad meeletult, sest kõik ostavad seda enne. Kuuta ette, mille käive neil on. No ongi. Ja kui selles neil on ju pidev, mille jaoks nendel teadlased tööl on? Nendel on selle jaoks, et nagu see toit teha veel nagu sõltuvuslikuks ka, et sa ei suudaks sellest loobuda. Kuidas saaks teha teisliku toidu hästi odavalt ja müüa hästi kallilt? Ja nii, et inimene sõltuvusse jääb kostma. Täpselt. Võt selles raamatus see Suhkur, sool ja rasv, seal on räägitud sellest aju mingist mõnupunktist. Ühesõnaga, nad testivad täpselt ära, kui palju suhkurt, kui palju rasva, kui palju soola, et aju jaoks oleks see jamm, et see on see kõige parem punkt on ju. Ja selle punkti pealt nad nagu müüvad seda toitu. See on täpselt välja arvestatud. See ei ole juhuslik, kui palju seal jogurti sees mingid magusad või mis iganes on. See on täpselt välja arvestatud, et see oleks see kõige, millest sa sõltuvusse jääksid. Aga see raamat, siin on ka tegelikult lehekülgede kaupa kõiki neid e-aineid. Et tegelikult siin on kõik informatsioon olemas, kui inimene lihtsalt viitsib sellega tegeleda. Ja samas on see tohutult põnev lugemine, et see lugu sai lihtsalt alguse sellest, et mingisugused Rootsi poisid nii-öelda või noormehed, ma ei tea, kui noored nad olid, aga läksid nagu siukest vaba mõnusat puhkuse reisi pidama, ostsid pistaatsia jäätist. Ostsid pistaatsia jäätise ja siis üks ütleb teisele, et kuule, aga siin pole mitte pistaatsiast, ei ole see mitte midagi, et see lihtsalt värvitud roheliseks see jäätis. Ja neil tekkis nagu kirg, nad tegid lahti oma külmkapi ja hakkasid ühe kaupa vaatama kõiki neid asju, millest miski asi tehtud on ja sellest tekkis see raamat. Ja siin on nagu välja toodud kõik need pettused kuni mingi balsamjäädikana, come on, mingisugust balsamjäädikat tõelist ehtsat poest sa ei saa või mingisugust trühvleid või mida iganes. Need maksaksid meeletu raha tegelikult, kui nad oleksid originaalid. Ja see kõik on nagu peaaegu pettus tegelikult. On, ma olen nõus suga. See on väga hea raamat. Ja siis veel üks eestikeelne raamat, mis on väga hea, on Limavaba tervisetoit. Et see on väga radikaalne raamat, aga see on see omaette teema, et see lima küsimus on ikkagi äärmiselt oluline. Tead, kui paljud inimesed ümber ringi, tegelikult ma eeldan, et kõik, kes söövad piima ja söövad siiamaani veel kartulit, riisi ja tegelikult ka teravilju, pidevalt rõgastavad, köhivad, aga nad lihtsalt näita välja, nad teavad seda vaikimisi. Sest ma olen käinud restoranis, kus sa kuulad, kui inimesed räägivad lauada 600 inimest ja köhivad korda mööda. Köhivad, mitte kõvasti, aga niimoodi rõgistavad. Sest nad ajab üle, kui üle ajaks, siis nad teeksid vaikselt kuskil WC-s. Järelikult inimesed upuvad limasse tegelikult. Vähesed suudavad seda tegelikult kontrollida veel. Hommikul hakkad rõgastad välja ja päeva läbi käivad WC-s rõgastavad, keegi näeks nagu. Kus on kohutav, mis inimesed teevad. See on loomulik juba, inimesed arvavad, et no ei ongi. Arst ütleb ka, et kõigil tuleb seda. Ja siis ma tahaksin natuke siia sisse tuua veel ühe teema, et põhimõtteliselt me oleme rääkinud, mida süüa, eks ole, me oleme rääkinud, kuidas süüa, et süljastada ja nii edasi, eks ole. Aga üks asi ka, et kuna süüa, see on ka oluline teema. See raamat ka muutis minu elu, see on The Daylight Diet ehk siis päevavalguse dieet.
põhimõtteliselt selline asi nagu õhtul kell 7 minna restorani sööma. See on nagu muud asi, enne. Vaata, õhtul näidki käisrestorani kõik. Absoluutselt on ju. Et üks inimene, kes selle raamatu kokku puutus, ütles niimoodi, et no aga ma ei saa siis kedagi isegi välja kutsuda, on ju, selles mõttes, et loogiline on minna õhtul restoranisse tugevat toitu sööma. Ja samamoodi inimeste probleem on tegelikult see, et nad lähevad hommikul tööle, nad on päev läbi tööl ja nad tulevad õhtul koju tugevat toitu sööma. Orjapõlv ongi see just. Absoluutselt. Päev läbi orjavad ja siis õhtul lähevad ennast hävituma. Päeval kävitavad tööga. Just. Et tegelikult selle raamatu autor nagu toob väga selgelt välja selle, kuidas me oleme mõeldud sööma siis, kui paistab päike nii-öelda või kui on valge aeg ja mitte siis, kui on pime või hakkab pimedamaks minema. Ja kui sa vaatad nüüd seda Hiina, seda organite kella nii-öelda, et mis kella ajal mingid organid kõige tugevamini toimivad, et ööpäeva nagu see süsteem, eks ole, on ju, siis põhimõtteliselt minu meelest on niimoodi, et inimene peaks kell 5 õhtul viimast korda sööma, mitte hiljem. Seepärast, et kell 7 tegelikult tema ainevahetus juba tunduvalt aeglustub ja see on see aeg, kus tegelikult veri tahaks hakata juba toitaineid ringi kandma. Aga kui ta alles tegeleb seedimisega, siis ta ei ole võimeline seda tegema. Tead, selle kohta oleks tegelikult kohe eraldi lahti võtma kõik asjad ja tegema kohe pika seletuse. See oleks hästi oluline koos selle Hiina kellaga tegelikult selles mõttes, et mida inimesed vahel teevad on niimoodi, et tõusevad öösel mingi kell 1 üles hakkavad sööma. Ma tegin ka kunagi seda, selle tulemusena ma olin nagu nii kurnatud, ma nägin see paha välja, sest see on maksapuhastamise aeg. Hommikul ärkavad nii väsinud, nagu poleks maganudki. Täpselt. Ja siia vahele tuleb veel see nõndanimetatud poolpaastud teema, eks ole, ideaalis on ju. Ma ütlen, et tegelikult paast algab ju 12 pluss tundi nii-öelda. Vähemalt 12 tundi sa peaksid olema söömata ja siis algab nagu mingisugune paastuefekt juba peale. Nüüd inimese õhtusöögi ja hommikusöögi vahel peaks olema vähemalt 12 tundi, ideaalis 16 tundi tegelikult. Et nagu see raamat ja mitmed teised raamatud nagu räägivad sellest 8-tunnisest aknast, et 8 tundi sa sööd, see tähendab sellesse jäävad sinu söögiajad, on ju, 16 tundi su keha puhastub. Ma seda just teengi, ma nägin venekeelset saadet ühte, kus öeldi ka, et see on vähim, on 8-16, ehk kolmandik toitumine. Pärast minnakse üle siis nagu veerand toitumise peale. Wow. Et inimene sööb siis nagu 6 tundi sööb ja siis paastu 18 tundi. Ja öeldi, et pärast lähete veel nagu 4 tunni peale, 4 tundi sööte, 20 tundi puhkate. Ja keha taastub nii ära, puhkab, et inimene sööb palju vähem ja muutub palju reipamaks. Ja ta muutub pidevalt nooremaks. Mõned inimesed lihtsalt ütlevadki, et nende noorus sõltub sellest poolpaastust või sellest pidevast, sellest ühest süsteemist. See süsteem tegelikult annab mingis mõttes selle efekti kätte, kui sa võtaksid mingisuguse pikema paastu. Tegelikult, kui sa pidevalt elad, seda annab sama efekti kätte. Kas sa soovitad inimestel ka paastuda kord nädalas, et mingi laupäev inimene üldse söö? Ma olen niimoodi teil, näiteks Indias tehakse niimoodi. Indias on niimoodi, et 1 päev nädalas on raudselt paastuks. Nad joovad kas puuvilja mahlasi, värskelt pressitud või midagi sellist. Ja üks asi, mida nad veel kasutavad, nad on täiesti soolavabad sellel ajal, üldse paastuperioodidel. Nad kasutavad ühte ainsat soolaliiki, see on kaalanamakk. See on must sool, eks ole. Ja see on selline sool, mis läheb tegelikult organismist läbi. See on tunduvalt parem kui meresool, tunduvalt parem kui Himaalaja sool. Kui selles sellel on huvitav maitse, ta on väga väävlirikas. Ja siia vahele tuua see, et mõned inimesed nagu igatsevad taga võib-olla mingid muna või leiba. Ja minu näiteks lapsena, selles mõttes, et Venemaal nagu ei olnudki ju midagi süüa, siis ema pani kooli kaasa, pani muna või leiba. See jäi mulle mingisugune mälestus sellest. Nüüd mulle, kui ma teen mingisugust oma mingit toorleivakest, panen sinna avokaado peale ja seda kaalanamakki natukene peale, tomatit, ma ei tea, mingisugust sibulat, on ju, efekt on lihtsalt sama, aga see on tervislik. Ja kusjuures tegelikult avokaado on ju hästi ensüümide rikas, just rasvlahustuvate ensüümide rikas. Et üks probleem, miks inimesed tegelikult väga ülekaaluliseks lähevad see, et kuumtöödetud rasvad, neil ei ole neid ensüüme, mis need rasvad lõhustaks. Selles mõttes avokaado ja toored rasvad on nagu väga positiivsed. Nüüd tagasi selle paastu juurde, on veel üks hea sool, on olemas see Pärsia sinine sool ehk Iraani sool. Kus seda müüakse pole? Seda müüakse juba Eestis, Umami müüb seda. Ja see on selles mõttes, ta on nagu ka väga ilus, selles mõttes, kui sa paned toidu peale need mingisugused sinised nagu kristallid niimoodi. See on nagu ilus ka, aga samas selle kohta öeldakse, see on ka sool, mis läheb kehast läbi ilma jääki jätmata. Tegib tunne, et keegi värib seda soole?
tehakse järgi. Ja see on, see on ikka päris looduse ja, aga nagu see on selline kallimat sorti sool. Sest tegelikult, kui me hakkame juba meresoolast rääkima, mis on parem variant kui mingisugune lauasool, eks ole, aga meie mered tegelikult on niivõrd saastunud ja sool on see, mis ka imeb endasse. Nii et siin on kõik need kohad, kus sa saad tegelikult reguleerida oma asja palju paremaks. Kananamakk on hea. See on see, et kes söövad liha, nende soolavajadus on palju suurem, et kes söövad taimset toitu, need tegelikult vajavad soola väga vähe. On, täpselt. Ja tegelikult vene arstid ütlevad niimoodi, et me nagu ei vajakski tegelikult seda soola lisamist toidule, et sööge sellerit ja selliseid nagu orgaanilise soolarikkaid taimi toite ja see kaitseb ka meie maitsemeelt. Sest tüüpilise inimese maitsemeel on absoluutselt rikutud. Just tänu sellele, et ta sööb liiga soolast, liiga magusat. Näiteks Inglismaal on üks naine, kes testib beebitoitusid ja tema maitsemeeled on kindlustatud 1 miljoni naelstelringi peale ja see naine ei söö mitte kunagi soola, sest ta ei oleks võimeline beebitoitusi maitsma. Ja üks asi, mida tegelikult beebidele ei tohiks anda, vaata, kui sa beebile tilgutaksid, ma ei tea, glükoosi keele peale või mis iganes, siis beebi läheb kohe särama, talle sobib see, on ju. Aga beebile näiteks ei tohi anda mitte midagi, mille sees on sool. Aasta otsa vähemalt ei tohi anda. Et inimesed ei tea seda. Nad üldse beebidega tehakse valesid asju, beebidega lennatakse näiteks, mis on täiesti absurdne, selles mõttes, et beebi on ju veel lahti, kõik on siin kapsli all. Inimesed lähevad lendama beebiga, milline rumalus tegelikult. Ultraheli, kui ta alles kujuneb, kiiritad ära. Ja. Aga tagasi paastu juurde, et tegelikult paastumine on üpris raske asi tegelikult paljude inimeste jaoks. Ja tegelikult see on psühholoogiliselt mingis mõttes paast on meile isegi võõras, sest tegelikult sa ei taha millestki loobuda. Inimene psühholoogiliselt niimoodi ehitatud, et ära võta minult, palun midagi ära. Päev läheb kaduma ju. No jah. Seda ka, jah. Laupäev eriti. Just. Et palun ära võta minult midagi ära. Aga mina hiljuti avastasin siukse asja nagu valgustoitumine. Ma ei räägi üldse enam paastust, ma räägin valgustoitumisest. Ehk siis teistest alternatiivsetest allikatest, mis toidavad sind. Isegi meie emotsioonid toidavad meid. Tegelikult ma sinuga siin vesteldes ei ole üldse näljane. Selles mõttes, et see, mida me teeme, see toidab mind tegelikult. Ma hiljuti juhtisin ühe saate peale, kus üks mees rääkis tegelikult praanast ja ütleb, et inimesed hingavad valesti ja nad ei saa hingates sisse praanat, elutoitu ja sellepärast nad nii vähe elavadki, kõik muu otsa panna. Peaksime hingama tegelikult 16 sekundit sisse, 16 välja ja aeglaselt me saame ka kaasa võtta praanatõust. Absoluutselt. Aga see kõik on maas alatud meest. Ja kui sa niimoodi hingad, siis sa raudselt seedid ka oma toidu ära, sest tegelikult meil mõeldakse, et seedin toitu, on ju. Sa ei mõtle selle peale, et tegelikult seedimine vajab meeletult hapnikku. Inimesed, kes liiguvad värskes õhus, seedivad oma toitu hoopis teise kvaliteediga kui need, kes on toas. See kõik on nii peine mäng ja mida me koolis õpime? Õpime koolis igasugused muud jamadusi, aga me õppis ära, kuidas me tegelikult peaksime elama. Jah, täpselt. Aga selles mõttes, et kui inimesed nagu mõtlevad, et kas ma kunagi nagu suudaksin elada täiesti energetiseeritud elu, kas ma suudaksin täiesti kõike mu unistusi saavutada, siis absoluutselt, kindlasti. Tead, ma just eile mul lõppes ööpäevane paast, ma hakkasin reedel paastuma ja lõpetasin ja ma panin tähele, kui ma vanasti nagu söömatu olla sööpäev, muutusin väsinuks ja läks ülapahaks ja see tähendab seda, et keha oli mürgine. Ja mida puhtam on keha, seda kergema paastada, sest nälga polnudki. Ma lihtsalt tegin eile tööd läksin metsa ja mõtlesin, et mida ma vaevan ennast, ma söön, et ma hakkab kergem. Ma tahtsin 2 päeva paastada, jään linna, ma 2 päeva. No, see on nagu nii põnev selles mõttes. Ma tooks siis selle, mida Kalju Paldis mulle ükskord rääkis. Ta ütles niimoodi, et tema eks seda ei söö, on ju, ta joob. Ja suvel ta midagi seal arbuusi sõi ja jõi teed, eks ole, on ju. Ja siis tal on nagu töömehed, tal on ka mingisugune uus koht, kus ta nagu rajab sellist tervisekeskust ja ütles niimoodi, et töömehed väsivad ära, on ju. Siis ta ütleb, minge sööge, ma teen tööd edasi, eks ole, on ju. Et me oleme nii valesti hakanud mõtlema, et meie energia tuleb söögist, tegelikult toidust, millest iganes, on ju. Aga tegelikult meie energia pigem me peaksime mõtlema just selle praana peale, me peaksime mõtlema hapnikume peale, me peaksime, ma ei tea, valgusenergia kõige selle peale. See toit on tegelikult ka valgus, kui ta on kuumutamata. Kui ta on kuumutatud, siis ta enam ei ole valgus tegelikult. Et kui vaadata neid fotosid, mida on tehtud, võrdlevaid fotosid. Nojah,
et kui on rakk elus, siis ta kirgab energiat ja kui ta on ära hävitatud, siis elus asjas energiat enam ei ole enam. Ja täpselt, ja mis elu tahad sina saada surnud asjast? Ja. See ei ole loogiline. See ongi see, et inimesed söövad elutud sööki ja tahavad elada enne, aga sa arvad toituda, mitte süüa, just elavast toidust elada, selle peale ei tuldagi nagu. Näiteks mina tundsin hästi tugevat vahet, kui ma olin lihtsalt taimetoitlane, kui ma läksin toortoidu peale. Või nädalatega oli, nahk oli teistsugune, küüned olid teistsugused, enesetunne oli teistsugune. Mul üleminek oli hästi kerge, mul ei olnud mingisuguseid. Ma tundus üldse võõralt ennast, kõik oli nagu loomulik. Ma tahtsingi öelda, et need, kes nagu loobuvad lihast, hakkavad siis taimetoitlasteks, keedavad sööki. Nad tegid suure sammu nagu humaansuse poole, etsid loomad ellu, aga väga väikse sammu tervise poole, väga väikse sammu. See on õige. Sest see samm, mida te tahate teha tervise poole, peaks olema tegelikult samm toortoidu poole. Just. Ja mul mitmed sõbrad on kurtnud, et nad tegid endale karuteene tegelikult sellega, et nad läksid, ütleme, taimetoitlaseks. Nad sõid just neid limarikkaid asju. Eriti rämpstaimetoitlased, tehke vahet ka veel. Makaronid jäävad alles, riis jääb alles, leib jääb alles pärbiga ja kartul jääb alles kõik. Ja siis nad olid topelt väsinud. Näiteks üks mu sõbranna just ütles, et ta, noor inimene, ütles, et kui ta sõi neid tärkeserikkaid nagu taimseid toite, siis ta hommikul ärkas üles, silma nägemist nagu ei ole nii palju enam, et silmad on udused. Ja näiteks, mis mina ise võin oma silmanägemise kohta rääkida tänu toortoidule ja tänu silmaharjutustele. No minul oli väga tugev miinus tegelikult ja arstid ütlesid mul niimoodi, et läätsedega mitte midagi korrigeeri isegi seda. Ma olen ise hakanud ostma nagu nõrgemaid läätsi, ise teadlikult, mitte arstiga läbi rääkides. Ja siis hiljuti ma tegin uued autojuhiload ja mõtlesin, et ma läksin nagu arsti juurde, mõtlesin, et huvitav, et minu nõrgemad läätsed, minu enda valik selleks, et nagu harjutada oma silmad tegelikult kogu aeg tugevamaks kuni loomuliku oleku juurde. Lisaks sellele ma vaatan ka veel aeg-ajalt päikesesse hommikul juhtus omaette teema, eks ole. Nii, ja siis ma läksin arsti juurde, mõtlesin huvitav, kas ma siis nagu näen kõike seda oma nõrgemate läätsedega. Ma nägin viimast rida ka. Ja siis sõbrad ütlesid, võta nüüd järgmised nõrgemad läätsed, et tegelikult sa saad ise reguleerida oma silmade teemat väga oluliselt. Palju miinused on läinud juba siis paremaks? Ikka juba paar nähtust. Selles mõttes, et paar aastat on ära läinud. Ja selles mõttes, et tegelikult kunagi mulle kirjutati mingid -7 prillid, aga ma olen juba mitu pügalat allapool sellest. Tubli. Ja muidugi veel üks vahemärkus, et need, kes on nüüd võõrkeele öeldana vegeteerianid, kes siis söövad muna, kala ja piima. Ma ütlen jälle, et te olete teinud ka suure sammu tegelikult nagu loomade päästmise nimel. Teil on tervis läinud paremaks selle võrra, et te ei sõida liha enam 8 tundi, aga sõidite kala 4 tundi. Et siis nagu... Või sealiha 7 päeva. Tegelikult sisuliselt peab. Tegelikult suur tänu, et te loomi säästate. Kuigi ka, et see kala tahab elada, see lehm ei taha teda vägistatakse ja see kana ei taha vägistamist saada. Aga tervist sellega paraku ei saa. Ei saa, võin teile öelda. Mis puutub kalasse, inimesed nagu arvavad niimoodi, et kõik see, mida nemad tahavad süüa, nad nimetavad need loomad või olendid lihtsalt lolliks. Kala on rumal, kalu võib süüa, nad on mingid mõttetud olendid, eks ole. Brian Clement, sa kindlasti teatud, eks ole, Hippokratese instituudi direktor. Tema ütleb niimoodi, et tema arvas ka kunagi, et kalad on nagu rumalad, ja siis ütles, et tema esimene tõeline kokkupuude kaladega oli siis, kui ta sukeldus merepõhja. Ta ütles niimoodi, et tema esimene meditatsioon toimus merepõhjas, kus ta vaatas ringi kalade kogukondlikku elu. Ta ütles, nad on üliintelligentsed olendid. Miks me peaksime neid tegelikult hävitama ja sööma? Ja siis tal on huvitavaid lugusid veel, kuidas ta kalalaevade peal käis. Ja siis need värskelt püütud kala, talle pakuti seda süüa, siis ütles niimoodi, et mis kala see on, et see ei maitse nagu kala, Ja kapten ütleb talle niimoodi, et mis kala sa siis tahad, et tooge mulle tuunikala, toodi talle tuunikala, ütleb, et see ei maitse nagu tuunikala. Ja siis kapten hakkas naerma, et sa ei teagi, milline toores kala või mitte toores, vaid selles mõttes värskelt püütud kala maitseb, sest see, mida sa ostad poest, on ammu juba roiskunud ja see kalatüüpiline lõhn ja see kalatüüpiline maitse on tegelikult roiskumisest, mitte sellest, et sa sööd nagu korralikku kala. Kes söövad siis liha, kala ja üldse sellist nagu loomset saadust, siis teadke, et see liha hakkab roiskuma kohe, kui loomad hinge heitnud. Kohe. Täpselt. Loomad söövad ära kohe selle. See vabaneb organismi, kõik läheb laiali need patogeensed elemendid. Ja kui inimene sööb seda juba 8 tundi hiljem, siis 8 tundi hiljem on seal juba nii palju pissikuid palju on nende, et immuunsüsteem muidugi kuumutamisel hävineb, kui mitte kõik. Ja tegelikult juba see hakkab ikka kadunema.
ta pole toores enam. Ja selles mõttes, mis puutub kalasse, on ju, tegelikult värsket kala ei olegi võimalik saada enam. Noh, see lettidel ta on juba ületanud tegelikult säilivusaja. Ja see, mida sa tegelikult teed oma kehale sellega. Ja liha samamoodi, see liha, mis poes müüakse, peaks olema kõik maha kantud. Kuid, tead, mis see on? E250. No. Naatriumnitrit, mis teeb selle liha erkrosaks enne. Ja ma teen veel ühe sellise teatavaks, et muideks see E250 naatriumnitrit on kõige ohtlikum kemikaal, mida kasutada üldse söögi säilitamiseks. Kõige ohtlikum, tekitab vähki. Ongi. Et tegelikult inimesed peaksid vaatama see maitse tugevdajate koht. Siin raamatus on ka välja toodud see 250, jah? Liha muidu oleks roheline. Keegi sööks seda enam. Jaa, ta ei oleks punane, on ju. Nii. Ja mis tegelikult see maitse tugevdajate teema on selline, et vahel on niimoodi, üks teine numbrite seeria, E621 naatriumvesilik glutamaat on ju. Nüüd kuni siis välja kuni E650-ni. Et inimesed peaksid jälgima, et see 621 kuni 650, et kui need numbrid on seal sees, siis seda kindlasti vältida, sest inimesed, kes tulevad näiteks riikidest, kus seda ei tarvita, nad lihtsalt paistetavad ülesse, kui nad saavad mingi sellise toidu, mille sees see on. Ja vahel tehakse nagu väga kavalalt, pannakse sinna siuke tekst, et ei sisalda naatriumglutamaati, on ju, aga siis on mingi muu number. Evelin tead, et tegelikult inimestel on häbi käia luubiga poes. Inimesed on juba ennast söönud pimedaks. Nad on juba päriselt silmalihased on ära šlakistunud, on kõntsa täis ja nad ei jõua enam pingutada ja siis nad ei näe enam, siis nad peaks niimoodi vaatama, kes niimoodi on ja inimesed ei näe ja valed korvi sellele lihtsalt, küll koru suurib on ära ostsid, et sa enam mäleta pärast enne. Ja ära visata kalbu ja Eesti traditsioonis ei visata toitu ära. Ja mõtlengi sellepärast, et kui te lugeda näe, ärge võtke seda pakki kaasa. Ja kui te ei saa aru, mis sõna see on, kui see ei ole eesti keeles välja hääldatav, siis on parem seda mitte. Minge ökopoodi ja sealt teate vähemalt, et see pole mingit jamarust kaasas. Pole kasavara. Just. Ja tegelikult ökotoitu on võimalik süüa vastavalt oma eelarvele tegelikult. Inimesed nagu ei taipa seda, et päevalilleseemned on ka ökopoes odavad. Et linaseemned on ökopoes odavad ja mitmed asjad. Herned on odavad, kes tahab keeta, aga keetke neid. Jaa, et tegelikult nii paljud asjad on lihtsalt mängimise ruum. Just. Seal on müügid tatarani, seal on müügil hirst, kõik on nii odav, oske. Amarant on 2 eurot pakike, aga teate, pange likku amaranti, hoidke 2 päeva, laske ta idanema ja sööge ära üks 100-grammine kruus. Ta ei jõua süüa seda ära. Ei jõua ära süüa, ta on nii toitu. Ongi tõeline toit, sa sööd seda raudselt vähem. Ja Peeter Esimene keelaski ära amarandi sellepärast, et ta on tõesti väetoit, parim teravili. Absoluutselt, usun seda. Ja nagu tagasi tulles selle juurde, et tegelikult kuumtöödeldud toitu inimene sööb suuri koguseid. See on tegelikult sõltuvuslik toit ja sa tahad nagu veel ja veel ja veel ja veel. Pidevalt inimesed oma kogemustest räägivad, kui nad söövad kuumtöödeldud toitu, nad ei saa pidama ennast. Aga kui sa sööd toortoitu, näiteks tooršokolaad, kui ma varem keegi kinkis mulle mingisuguse suure, tõesti suure Kalevipoja, mis iganes on ju, see läks nagu kinni otsast lõpuni kohe korraga. Võtad tooršokolaadi, sa vahel isegi ei taha seda lõpuni ära süüa, sest see on nii toita. Ja siin tegelikult ongi kohe teemast, näete, et ma teen reklaami, siin on Choco Almond Bar, siin on kirjas, et on pure unprocessed, ehk siis tooršokolaadi batoonike, näete, see on sulle. Et sellest minu toit on, see minu toit, toorbatoonikas, mitte šokolaad, aga just batoonike, kus on toitev, mitte energiat andev. Ja nii et on olemas asju, kus on tooršokolaad ja see tõesti. Ja ma tahaks öelda seda tegelikult, et need retseptid, sa ütlesid, et me ei kuluta aega toortoitlastena niimoodi meeletult on ja selle küpsetamise keetmise peale. Me peie ootama, kuni ahi soojaks läheb ja nii edasi. Kuni ära jahtub pärast. Jahtub pärast, eks ole. Toit ära jahtub. Just täpselt. Et tegelikult õpigu inimesed kas või üks retsept korraga, üks retsept nädalas, mingisugune lihtne asi ja tooršokolaadi ise valmistamine on äärmiselt lihtne ja seal on 3 peamist seda koostisainet, eks ole. Toorkakao või toorkakao pulber. Et kui inimesed ostavad ka ökopoest, nad vaadaku, et see sõna on peal see roo, eks ole. R-A-2-V. Et sest kui sa juba ostad kalli raha eest, siis osta kõige paremat tegelikult. Paljud räägivad, et üksi päin on hea, aga kui lapsed ei söö ometigi. Ma ei öelda, et ma läksin sõjaväkke ja esimene päev anti meile kohe mingit Herkule putru. Nii. Puusid kodunud, hea söögi pealt tulnud. Sellised kumbtööd söögi pealt, vaatad selle putru ja
nokivad siit sealt ja etsid järgi. Tuleb ohvitser, vaatab lauda, ütleb, et Joe, nii nравится. Noh, ei maitse ja ütleb, vaatame 2 päeva pärast. Järgmine päev juba söödi ja 2 päeva pärast olid kausid tühjad inimestel. Emadel sama lugu. Andke lapsele õiget toitu, kui ei söö, järelikult kõht ei ole tühi, siis see homme siis teda. Just, ja ega ei olegi tühi tegelikult. Ja kui kõht tühi on, siis inimene saab ära ka toore porgani närib ära. Väga hästi maitseb. Ongi nii. Ja tegelikult on ju tehtud katseid, et kui võtta lapsed ja panna nendele laua peale, ütleme need, mis iganes maiustused, igasugune nagu kräpp, me ennem rääkisime, ja siis panna mingisugused puuviljad, mingisugused toored väärtuslikud asjad, eks ole, siis alguses nad söövad kräppi, sest nad on harjunud sellega. Mingi nädala pärast nad pidid kõik ümber orienteerima juba õige asja peale. Et see on nagu lapsele loomupärane. Ja kui ma mõtlen nagu oma lapsepõlve nagu mälestusi, siis mina tegelikult olin toortoitlane. Nii kaua, kuni mind õpetati sööma kuumtöödeldud toitu. Koolis või lasteaias kus? Enne seda. Päris nagu väikse lapsena. Mul oli niimoodi, kui porgand, sibul, kapsas, kõik olid toored, kõik sobis. Nii kui ema potti ära pani, mitte mingi hinna eest, see lihtsalt ei läinud minul alla. Et lihtsalt instinktiivselt ma teadsin, et see üks ja teine, need on nii erinevad. Ja see juba see maitse nagu, see ei sobinud mul absoluutselt, see kuumtöödeldud maitse. Laps on ehe, laps teab, mis on vaja, kui see ühiskond rikub ära. Ta on veel rikkumata kuigi võrd. Aga no nüüd tuleb siia veel see teema juurde, et tegelikult lapsi hakatakse rikkuma juba beebipõlves. Või nad on juba rikutud, kui nad sünnivad. Tegelikult. Ehk ema, kes sööb seda jama sisse, see tegelikult annab ju kõik mürgid edasi lapsele, lapse keha on juba mürgine. Ja veel üks huvitav fakt, mis ma tahan edasi tuua sellest Enzyme Nutrition raamatust, et kui mina olin, ma olen sündinud Nõukogude ajal, ja kui ma olin beebi, siis minu vanematele ütlesid arstid niimoodi, et andke lapsele süüa nii palju, kui ta iganes tahab. No las ta sööb ennast nii täis, kui ta tahab, just beebi on ju. Ja siin raamatus öeldakse niimoodi, et kui beebile anda süüa nii palju, kui ta tahab, teda nagu täiesti täis puukida toitu, siis sa teed eluaegse karuteene tegelikult beebile, sest tal areneb välja 3-kordne hulk rasvarakkusid. See tähendab seda, et sellisel inimesel on elus tegelikult kaalust raske kaotada. Ta peabki sööma elu jooksul sisuliselt 3 vähem. Jaa, ma olen ka kuulda, et siis rakk nagu rassa saab ta kohe nagu jääb rassa täis enne. Ja kui rakk ei ole nii palju lapsepõlvest saadud enne, siis ei ole neid rakke, mis ennast täis jõunud. Et et nagu niivõrd palju karuteenid on arstid teinud inimestele, et see on lihtsalt. See on kohutav. Nad tegelikult on nagu mõrvarid, aga nad ei tea seda, mul on kahju neist. Ja kui rääkida nendega, no näiteks minu isa ütles oma perearstile niimoodi, et tema ei söö liha ega piima, selle peale perearsti õde nagu keeras silmad pahu pidi, ütles, aga miks pärast jumal hoidku on ju? Selles mõttes, et nagu ei täipa absoluutselt. Tead, Evelin, me tegime selle pärast eelmine sügis nüüd üleskutse telegrammiga, et me otsime tervet arsti. Ma tegelikult otsin selle ise läbi Facebooki enne. 3 aastat ei leidnud ja eelmine aasta oli see 4. aasta ja mõtlesin, et noh, laiemale pinnale, et 40 000 lugejad telegramil on 45 000. Keegi ikkagi tuleb, ütleb, et mina olen arst, mina olen terve. Mitte keegi olnud. Mitte keegi. Faktid, et arstid ja politseinikud tulevad kõige kiiremini. Ja mul oli nõu, et see arst oleks nagu vaktsineeritud ja võtaks kaasa antibiootikumä ja tõestaks ära, et need kõik toimivad. Siis arsti ei olnud. See on väga selge sõnum tegelikult. Ma soovitan kuulata neid, kes terved on ja kui näete arstid terved ei ole. Aga miks peaksime kuulama nõu tervise osas? Täpselt. Ja kui juures, selles mõttes, et ma ei pane pahaks neid perearste ja nende elukutse valikut ja nii edasi, aga perearst ausalt tunnistas mulle, et nemad õppisid tervislikku toitumist 1 loengu kõigi nende aastate jooksul, kui ta oli arstiks õppimas. Eks siis kaasameditsiin ei pane rõhku üldse toitumisele, vaid ainult ravida. Ja kui üldse kogu see energeetiliselt on nagu vale lähenemine, nad õpivad tundma haigusi, mitte tervist tegelikult. Arstitad kõik haigustest, kohe pannud haiguse nime kirja, aga tervisest mitte midagi. Tervisest teeme meie välja rohkem kui nemad. Ja nad ise tunnistavad niimoodi, et kuskil 2. aastaks on nad tudengid on juba haiged selles mõttes, et nad nagu on kogu aeg selle haiguste maailma sees. Mulle meeldib üks inimene, kes ostis endal haiguste entsüklopeedia. Ta vaatas selle läbi, vaatas mulle, huvitav, mul on kõik need haigused, ainult AIDSi ei ole. Selles mõttes, et see lihtsalt jõuab sulle kohale mingi hetk. AIDSi polegi olemas. No seda enam, eks ole. Kõik inimesed, kes hakkavad ära surema, kõigil on immuunpuudulikkus, kõigile võib AIDSi panna. Inimene ei sure ära muidu, kui immuunduse üles ütle. AIDSi surevad kõik. Just, täpselt on ju. Aga seda ma tahan ka ütelda, et me oleme rääkinud siin, et tervis ja nii edasi on ju, muidugi liikumine omaette teema, aga ka õige mõtlemine tegelikult.
selles mõttes, et meie tervis sõltub ka absoluutselt meie emotsioonidest. Selles mõttes, et kui me oleme nagu, miks ma neid asju teen, ma ei tee sellepärast, et kuidagi nagu vihata neid, kes mõtlevad teistmoodi. Selles mõttes, et see oleks nagu vale, ma teeksin oma kehale tegelikult kahju. Selles mõttes, emotsioonid käivad täpselt samamoodi meie kehast läbi. Näiteks lihtne näide, kurbus käib läbi meie neerud, on ju. Lihtsalt teed endale nagu kahju. Hirm läbi maksa. Jah, ja nii edasi, on ju. Nagu Hiinas on need asjad nagu väga hästi välja toodud, kuidas need asjad käivad. Nii et noh, ma ütlen nagu 3 alustala minu jaoks vähemalt nagu liikumine, toitumine, mõtlemine, mõtlemine koos emotsioonidega. No mina paksin hulka veel vee joomist, inimesed ei oska vett juua. Neil ei toimu ainevahetused toimu. Veeta ei lähe mürgid välja ja rakuni ei jõua toitaine. Ja just see, et nagu lihtsalt rõhudatakse seda, et jooge palju vett, ma ütlen, palun räägige ka millist vett. Just. Sellepärast, et tegelikult halb vesi on väga halb organismile. See vesi, mis tuleb kraanist, see on kare ja ta läheb otse põida, siis keha peab selle seedima hakkama ja ta ei ennast kulutada, lükata kohe edasi. Nii et mõttetu jook. Vee moodi vedelik, mis kannab veevalemit. Täpselt. Ja tegelikult veel, kui inimene on nagu lihatoidul ja väga-väga halva toidu peal ja kui ta joob vett, siis tegelikult vesi muutub sisuliselt mürgiks tema kehas. Nii et... Ega pudelivesi parem poolest samasugune, seal on veel bisfenool A sees, dioksiinid sees ja need plastik eraldab peale. Plastik, selles mõttes, et tegelikult on ju reegel see, et plastikut, ta on niikuinii halb, aga teda plastikpudelit peaks hoidma aasta aega ilma kasutamata enne, kui veetohik sinna sisse panna. Mitte ükski kompanii ei hoia sellest reeglist. Kus need laod on, jah? Ja ta kus me hoiaksime. Kui palju neid tühji pudelit võttis? Ja, just täpselt. Aga nagu selle jutu selline kokkuvõte on see, et inimene peab ise tegelikult oma teadlikkust tõstma äärmiselt palju. Ta peab olema ise oma ravija, ise oma terapeut, ise oma toitlustaja, absoluutselt kõik. Vaata, inimene käib tööl, tal pole aega ja selles mõttes tuleb koju, tal on kumm tühi on sellest eelmisest rämpstöögist ja tööst. Ja kui ta peaks nüüd hakkama midagi õppima, mõtlemine, võtta nii palju energiat, lihtsalt ma teha lahti telekas, vaadata sealt, mida öeldakse ja järgida. Ja sellepärast inimene ei saagi nendega hakkama, sest kogu see süsteem ongi niimoodi teinud, et inimene oleks sõltuv millestki, kellestki. Ja üks asi on see, miks tegelikult inimene läheb poodi võtab mingisuguse mitte hea toidu, on see, et tal ei ole enam energiat õhtul ise seda valmistada, sest tegelikult toidu valmistamine on ka see, et sa paned head energiat sinna sisse. Tal polegi seda head energiat enam on ju sinna panna õhtul. Ja. Et see on ka hästi kurb tegelikult. Et on olemas tegelikult kiirtoit, mis ei ole mitte nüüd pitsa ega burger, mis siis nagu kiirrämpstoit, aga on olemas nagu arukas toit, mis on siis kiirelt tarbitav, kasulik, tervislik toores toit, taimne. Ja see on minu üks põhitoit. Kiiresti teen, mul läheb minut aega tegemise peale, minut aega läheb joomise peale, kahjuks, et ma pean sellest hakkama. Ma olen nüüd targem, teadjam, ütleme. Ja tegelikult väga kiire saad väga kõva laksu, nagu väga kasulikku toitu. Midagi ei pea keetma, midagi ei pea lõikuma, mitte midagi ei pea nagu ootama, mida jahtub. Ja me rääkisime siin ensüümidest, on ju, aga ensüümid ilma mineraalideta ei toimi tegelikult, on ju. Ja selles mõttes kogu maailm on praegu tänasel hetkel mineraalide puuduses. Ja kus on mineraalid kõik? Ookeanis. Koos feeriga, koos pesupulbriga, koos taidiga, koos kõigi mürkidega. Kätte sealt enam ja neid ei saa kahjuks. Aga igaüks peaks tegelikult ise hakkama oma elu muutma, et siin kellegi teise peale loota ei saa, et tuleb ise tegeleda sellega. Võtke vastutus oma tervise eest enda peale, ärge jätke seda arsti hooleks ega kellegi hooleks, kelle saab pärast süülistada, et näete, et teid tehti haigeks ja ravitud terveks enne, sest tegelikult kellegi huvita tervist peale teie enda. Et kui te ei hakka uurima seda, kuidas terve olla, siis terve olla ei saagi, sest ma ütlen, et toitumine on teadus, mille valdajad elavad kaua, tervena ja õnnelikult. Ja kaugelt kauemini selles mõttes, et 120 ei ole mitte mingisugune ime asi elada, see on tõesti normaalne elada. Ja tänase päeval on olemas kultuurid, kes elavad nii kaua tegelikult. Ja ma räägin veel kord Peeter Esimesest. Peeter Esimene kõigi halbade asjade kõrval, mida ma ei ole teile maininud, ma teen eraldi saate Peeter Esimesest, hakkas hävitama ära 300-aastased vanureid. 300-aastased vanureid, kes kandsid varupärandeid, sellepärast, et kartulid, viina ja teravilju Venemaal vanasti tuntud ja eladi teistmoodi. Ilmselt toituti toortoidust, seda ma uurin ka välja järgi. Ja need inimesed hävitati kõik ära. Et pähe määrida siis uus ajalugu Venemaale, uued söömiskultuurid, ehk kultuuritus. See oli alkohol, teravili ja... Kartul. Just. Ja inimesed hakkasid seda sööma ja amarand keelati ära ja inimene hakkas alla käima. Ja allakäik käib siiamaani ja väga räigelt.
lapsed on juba sannistunud, väga paljud. Aga samas on olemas õnnelikud inimesed, kes teavad, mis nad teevad ja naudivad igat päeva tegelikult. Minul on hea meel, et on olemas nii avatud tajudega inimesi, kes tegelikult uurivad pidevalt, kuidas olla veel õnnelikum, tervem ja kuidas areneda edasi ja ma soovitan teil, leidke aega selle asemel, et elada selles süsteemis, joosta tööle koju, pannud mängima telekas ja siis kuumitatud söögiga väsinult maanduda teleka ette ja jaksamata midagi mõelda, kaasa lihtsalt loksuda selle süsteemiga, mis loksutab teid lõpuks haigeks, arstide juurde, lõikustele ja kiirelt hauda. Nii et ja ostke endale raamatuid, selles mõttes, et Eestis on juba olemas niivõrd palju väärtuslikke raamatuid. Kas või lihtne raamat, 12 sammu toortoiduni, Viktoria Bultenko raamat. Ostke endale raamatuid, selle asemel, et lihtsalt telekat vaadata, lugege. Lugemine on väga kasulik ajule, kujutlusmaailmale. Harjuge taas lugema ja kellel tõesti aega pole, siis arvutivõrk on lai, otsige üles teemad, mis ei ole siis süsteemi poolt üles pandud, kus räägivad inimesed, need samad inimesed on teinud omale loenguid, nagu me praegu teeme. Pange mängima, tegelege oma asjaga ja lihtsalt kuulake ja kui teil huvitav koht oli, kerige tagasi ja kuulake uuesti. Ja see nagunii hakkab alateadlikult juba mõjutama. Just. Kuulake 3 korda läbi ja teil juba tehes muud asju, te püüate kinni selle, mille te tegelikult peate lugema raamatust ka. Tere tulemast õnnelike inimeste seltskonda. Tere tulemast ja suur tänu sulle, et sa siia tulid ja loodan, et kohtumusega veel, kui sa võib-olla räägid lahti meile veel mõne huvitava teema, mida tegelikult inimesed väga vajavad ja millest nad üldse mitte midagi kuulnud pole. Suur tänu, nägemist.